Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme. Sellel tuuril meil jagatakse häkke ka muide ja ma pean teile ka seda häkki jagamas. Iga kord, kui ma siit trepist üles kõnnin, siis see on korralik üllatus, et mis seal ilmakoes on, sest et meie toad on all, suht keldrikorrusel ja seal ei ole nagu otseselt aru saada, mis ilm on. Okei, päike paistab. Väga hea. Täna on ilm siin vähemalt. Tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi. Täna on 23. juuni. Teil Eestis on jaanipäev. Me tegelikult arvasime, et me jääme jaanipäevast ilma, sest et me ei teadnud, et Hispaanias on ka 24. siis praktiliselt sama püha nagu meil. Mõte selle taga on natukene erinev, aga tähistusviis ja kõik need traditsioonid on täpselt sama nagu jaanipäev, nii et tuleb välja, et me ei jäägi jaanipäevast ilma. Ja me ikkagi Tanniga siis kavatseme teha seda, mida teevad kohalikud ja ma räägin teil tegelikult lähemalt seda siis, kui me sööme hommikust, sest et ma ei ole joonud kohvi, ma ei ole söönud hommikust, mul on kõht väga tühi ja I need energy. Nii et ma teen kiiresti hommikusöögi ära, ma teen endale kohvi ja šiiš. Ma räägin täpsemalt teile tänasest päevaplaanist, mida meil tegelikult otseselt veel pole, aga eks ma hommikusöögi arutame seda. Día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Meie viimase aja kõige enam söödud hommikusöök vist. No täpsemalt tegelikult me sööme ülipalju neid krõbinaid, mis on veider, sest et kodus ma tavaliselt ei ostaks kunagi süksid asju. Aga siin maitsevad nii hästi. Ja ma ei oleks kunagi arvanud ka, et ma söön krõbinaid jogurtiga, sest et ma ei olnud see laps, kes suutis jogurtiga süüa mingeid asju, aga näete, inimesed muutuvad. Nüüd sa oled see laps. Ma olen see laps. Ma olen see naine. Aga San Juani päev. Ma pidin võtma väikse toetava info lahti, sest et ma ei mäletanud kõike selle päeva kohta. Igal juhul see on sarnane meie jaanipäevaga. Nad teevad siis rannas lõket ja lõke peaks siis nii-öelda, mis siin öeldud on, et peaks puhastama hinge ja nad käivad ka sellel õhtul ujumas. Ja 3 sõna, mis tegelikult San Juani päeva iseloomustavad, ongi tuli, vesi ja ürdid. Ürdide kohta ma ei oska mitmedega öelda, ma ei saa mitte midagi sellest aru, aga vesi on siis nii-öelda see noorendav ja noorusallikas ja siis nad käivadki sellel õhtul ka meres ujumas või mõni võib-olla isegi peseb seal, mis ei tundu üldse loogiline mu jaoks, aga that is what they do. Ja mõnes Hispaania piirkonnas siis tegelikult tehakse ka veel ekstra samm, ehk siis nad kirjutavad paberile, kas enda soovid või enda patud ja põletavad selle paberi ära, et alustada nii-öelda puhtalt lehelt. Mis see päev meile ette näeb, on see, et esiteks ma söön oma hommikusöögi ära. Teiseks me ilmselt lähme ka ujuma täna. Ma ei tea, kas me lähme õhtul ujuma, ma ei usu, sest et ma panen ennast peoks valmis ja ma siis ei taha vist väga merre ujuma minna. Peab vaatama ja õhtul on mind kutsutud siis bachata peale, sest et your girl here leidis sõpru ühe õhtu jooksul, nii et mind kutsuti siis ka bachata peole, mis täna toimub siis San Juani päeva raames. Ja me tegelikult kaalume Tanniga, et äkki me teeme täna tapastuuri, aga kuna Tann on haige, siis ma ei tea, kas see on üldse hea idee, et ta läheks. See hõlmab seda, et me käime erinevates baarides ja söögikohtades ja proovime siis traditsioonilisi tapasid. Luuna siin ei ole kedagi. Luuna on muidu väga närvihaige praegu, ma ei tea miks.
Anywho, nii et jah, vaatame, mis see peab toob. Ma arvan, et me ikkagi lähme Barcelonasse, vaatame, mis seal rannas toimub. Ja võib-olla pakime ka mingi piknikukorvi kaasa. Kõik oleneb sellest tapassuurist. Kui me teeme selle, siis ma ei paki piknikukorvi kaasa. Kui me ei tee, siis ilmselt me võtame ise mingi toidu kaasa, lähme sinna randa. Ülejäänud päev on küsimärk. Nii et kui ma tean midagi täpsemalt, siis ma update'in neid. Me saime tänasesse päevaplaani natukene selgust. Ma bookisin meile tapastuuri ära ja see hakkab kell 6.30, mis tähendab, et me peame kodust kell 5 lahkuma. Ja kuna ma tahan ikkagi neid traditsioonidena järgida, mida kohalikud teevad, siis me lähme praegu randa ja me supleme praegu ära. Tuleb välja, me vist nii supelda ei saagi, sest et meil lehvib siin punane lipp ja ma ei teadnud, et punase lipuga ei tohi nii-öelda põlve sügavusest kaugemale minna vette ja kui keegi on natukene sügavamal või üritab natukene kaugemale minna, siis kohe see vetel päästja ikka jookseb ja vilistab ja teavitab, et kulge, et siin on natukene ohtlik praegu ja tõesti, kui ma praegu istun see rannas ka, siis need lained ikka on suured. Näe. Palav on, me tulime meie kohalikku poodi, sest et ainuke asi, mida ma praegu tahan, on jäätis ja limonaad ja meil ei ole ei jäätist ega limonaadi kodus. Nii et me peame kõik võtma, pluss homme kõik poed kinni püha tõttu. Nii et me niikuinii pidime tulema, et täiendada oma toiduvarusid. Nii et seda saab tões hea põhjus neist tulla jäätist ja limpsi ostma. See näeb kuidagi parem välja. Näeb või? Sa näed sinna sisse. Poes 10 meetri kauguse. No, aga ma ausalt need naamsukad. Ainuke asi, mida ma tänasel päeval paen. No, vähemalt praeguse tunni jooksul. Me oleme praegu ainult lugenud ja ma sain aru, et meil on ainult tund ja pool aega enne, kui me peame välja minema ja mul oleks nagu aeg sättima hakata. Aga kuna Taim peab ka pesus käima, siis ma võtan lihtsalt praegu meigi maha ja ma mõtlesin, et võiks teha maski. Ma pole nädalaga maski teinud, nii et see tundub siuke hea idee, mida teha enne meiki. Noh, paljud nüüd ütleks, et raiskad maski, aga minu arust skin prep enne meiki garanteerib, sul tuleb väga ilus põhi. Ja ma mõtlesin, ma teen siis BioGelly Regenerating Face Maski. Ja ma puhastan oma naha ära täpselt nii nagu alati. Minu arust ma olen teile juba skincare video üles pannud, nii et ma panen siia, kuidas ma enda skincare'i teen, mis sammud mul on, mis tooteid ma kasutan ja nii edasi, et sellest ma ei hakka väga palju täna rääkima. Kui me juba siin oleme, ma saan paar minutit ka rääkida, siis ma mõtlesin, et ma jagan natuke teiega enda mõtteid, mis mul tekkinud on. Nimelt, kui ma vlogin, ma olen tegelikult Hispaanias päris mitu vlogi teile juba filminud, nagu te olete aru saanud ja näinud. Ja ma ausalt öeldes vahepeal tunnen, et mul ei ole mitte midagi teile öelda või nagu mul ei ole mitte midagi teile rääkida ja mul on sisimas siuke tunne, nagu ma alati peaksin teile mingit infot andma ja et kes viitsib vaadata vlogi, kus otseselt midagi ei juhtu. Ja mul on, ma ei tea, kas mul on selle reisimisega see dilemma tekkinud, on see mul alati olnud, kuidagi praegu ma rohkem mõtlen selle peale. Nii et ma ei tea, kuidas te tunnete, kas need vlogid on vahepeal liiga igavad, kas ma olen teile juba rääkinud kõike seda, mida te alati vlogis näete. Ma ei tea. Reaalselt ütle mulle üks inimene, kes näeb siukse maskiga hea välja. Näeme 15 minuti pärast. 15 minuti hiljem ma olen nagu taas sündinud. Okei. Ei, tegelikult väga-väga mõnus mask. Ja jätkame skincare'iga ja siis ma tegelikult mul tund aega teha meiki ja juuksed. Ma alguses mõtlesin, et ma teen lokid tänaseks. Ma ei viitsi väga lokke teha, olgem ausad, aga
ma mõtlesin, et kui mul aega on, siis ma teen lokid, nii et vaatame, kuidas me jõuame. Ma enne teen meigi ja siis ma teen juuksed ilmselt. Niisutav käin peale, et põhi oleks niisutatud, sile ja meik saaks ilusti peale minna. Ma olen hästi palju reels'e vaadanud ja millegipärast mul lööb ette reels'id One Directioni lauludega. Nii et tänane preparation muusika on One Direction. Ma alustan täna Marshmallow Primeriga ja ma selle spetsiaalselt kusjuures ostsingi reisi suuruses või selles tester suuruses, et ma saaksin selle mugavalt kaasa võtta reisile. Ja ma tegelikult täna ei hakka teile mingit erilist meigi tutorialit siin tegema, vaid lihtsalt sätime kiiresti end koos valmis ja siis hakkame juba Barcelona poole liikuma. See päriselt lõhnab ka nagu marshmallow ja ma panen seda ainult nendesse kohtadesse, kus mul on boorid, et nad ära täita. Ja võib-olla natuke sükestesse kuivematesse kohtadesse ka, nagu see Pink Mendy-like, mis mul siin on. Jumestuskreemiks ma tegelikult mõtlen, et ma segan 2 jumestuskreemi. Mul on kaasas Wonder 2 Last Foundation, Can't Stop, Won't Stop, mis mul on ka kaasas. Ta on natuke niisuguse kuivema tekstuuriga, nii ma mõtlen, et ma segan neid 2, et siis peaks tulema niisugune ilus dewy, aga samas püsib tulemus. Perfect. Ja siis liigume edasi bronseri juurde ja ma kasutan siis Milk Bronzing Sticki. See on suht siuke miniversioonis. Ma alguses arvasin, et see ongi nagu miniversioon, et sellest on suurem versioon, aga tuleb veel, et see ongi täis suuruses toode. Ma panen kusjuures selle bronseri enda põsesarnast ülespoole, et tekitada selline väike lift. Siis ma panen natukene nina tipu peale bronserit. Ja see jätab siukse võlts mulje, nagu nina oleks kontuuritud. Concealerina ma kasutan Born This Way Multi-Use Sculpting Concealerit ja see on jällegi miniversioonis, sest et ma julgen suurt versiooni osta, enne kui ma ei olnud seda testinud, sest et concealeritega on küll siuke teema, et kuna mu silmaalune on kogu aeg muutuv, vahepeal on ülikuiv, vahepeal on ülirasune, siis mul ei ole siukest concealerit, mis alati toimiks, aga nüüd ma olen seda testinud ja see on amazing, see katvus, see, kuidas ta jääb nahale, kõik on nagu imeilus. Ja viimane, mis ma panen peale enne kui ma setin kogu selle põhja, on põsepuna ja ma kasutan Rare Beauty põsepuna ja see on toonis Joy. Ma panen ta pigem kõrgele ja 1 täpp on reaalselt kõik, mida sa vajad ja ma panen ka nina peale. Ma näen, et see näeb üli crazy praegu välja, aga sa pead usaldama seda protsessi ja ma ausalt luban, et see nagu läheb kõik lõpuks normaalseks. Kuna mu lemmikpuuder läks lõhki, see kukkus maha, rest in peace, siis ma pidin kiiresti leidma asenduse ja ma võtsin siis NYXi HD Finish powderi ja see on nende banana powder minu arust. Liigume edasi silmade ja kulmude juurde. Ma ei tee silmameiki täna, sest et esiteks mul ei ole aega, teiseks mul ei ole viitsimist. Nii et mida ma teen, on see, mida ma alati teen nendel päevadel, kui ma ei viitsi silmameiki teha, aga ma tahan, et mu silmad ikkagi natuke popiksid. Enamus meigikunstnikud kasutavad seda tehnikat. Ma võtan enda päiksepuudri, millega ma pärast käin ka kõik kontuuritud kohad või bronsitud kohad üle. Siukse blending, suure blending pintsliga. Ma kannan selle lihtsalt enda koopajoonele ja koopajoonest ülesse poole ja samuti natuke nina peale. Nii et ma kannan ta täpselt siia. Ja suht kulmuni välja, sest minu silmakuju lihtsalt on selline, et ma pean natuke nagu tõstma silma. Ja ma flikin ta hästi kergelt välja ka, et siuke kolmnurkne kuju. Kulmudel ma olen selle reisi jooksul tegelikult kasutanud ainult 2 toodet. Ma olen kasutanud siis NYXi Lift and Snatch Brow Tint Penni, ehk siis see on siuke kulmumarker. Ja siis enne reisi ma ostsin Thick It, Stick It Thickening Brow Mascara, ehk siis ta on veits siuke kulmukeel ja kulmuduš. Puhum, nii lihtne oligi. Nad võib-olla tunduvad veits tumedad praegu, sest et jah, nad veits ongi tumedad, aga ei ole hullu. Ma arvan. Kuna ma ei võtnud linerit kaasa, siis ma teen selle sama kulmupliiatsiga, kulmumarkeriga ka lineri joone ja ta püsib imehästi, nii et väga-väga multifunktsionaalne toode. Love it!
Lips on dušš, ma kasutan Maybelline Colossal Smoky Black Lips duši. Täitsa tore, aga ta ei ole veekindel, nii et selles mõttes, kui sa higistad, siis ta ikkagi hakkab veits tekitab veits pandasilmad, aga kui ma panen ainult ülemistele, siis ma tavaliselt olen aru saanud, et ta nagu töötab mu jaoks. Ma ausalt öeldes tunnen ennast palju mugavamalt siukse loomulikuma meigiga, kui full on siukse tumeda silmaga. Mul on niigi siukse karmid näojooned, nii et mida iganes ma saan teha selleks, et ma näeks natuke siuke armsam või sõbralikum välja, siis ma alati üritan meigiga seda teha ja ma tunnen, et see on see mu go-to make, kui ma tahan näha siuke nops, samas siuke värske, nooruslik ja nii edasi. Yes, ja huuled. Ma kasutan NYX Suede Matte Lip Linerit ja see on London toonis. Ja lõpetuseks ma kasutan Vivo Flip That Lip Nude Liquid Lipsticki ülivähe. Mis ajake meil on 16.27, mul on pool tundi veel aega. See võttis mul aega 25 minutit, nii et siuke time preference ka. Ja ma arvan, et juustega ma jätan kinni, nii et ma lihtsalt sirun soengu ära ja lähme valime riided ja siis me peame juba liikuma. Me oleme ka hiljaks jäänud, aga Hotel siis New, aga väike outfit of the night teile. Taimne ei kiitnud heaks. Aga ma tunnen, et ma näen väga fire välja. Jah, see topp on väga pisikene, aga mis siis, me oleme Hispaanias ja siin on freaking palav. Nii et, yes. Väga appropriate, et tanksida. Aga nüüd me peame tegelikult ka jooksma, sest et kell on 17.16 ja meil on tunni 15 minuti pärast hakkab tuur ja see Google Maps näitab, et me sõidame sinna tund aega või nagu tund aega kokku liigume sinna. Nii et we gotta go. No nii, me jäime hiljaks reaalselt niimoodi, et alati jään mina hiljaks, miks ma alati hiljaks jään. Igal juhul rääkimisega saime asja lahendatud ja nüüd me oleme siin tuuril. Esimene koht on külastatud ja järgmine ootab meid. Elame, näeme, vaatame. Tundub vägev olevat. Saab süüa ja juua, mida veel tahta. Täpselt. Kõigil eestlastele väga sobilik see. Ah jaa, ja ma ei öelnud teile hinda. Ühe inimese hind oli 53 €, mis ei ole absoluutselt palju, arvestades, et tuleb vist palju toitu ja palju alkoholi. So this is one of the most famous markets in Spain, the most famous in Barcelona, of course, because it's in Rambla, right? And Rambla is one of the most famous streets right now in Europe around the world. In order to taste more, and in order to not get full, just one. Põhimõtteliselt ta seletab meile, et need Serrano ja Iberico maitsvad erinevalt, nad näevad samasugused välja. Ja tõesti, nagu vau. And then there is more speciality, of course, like a high classes. If you come out Patanega, we'll talk about that. Mulle meeldib isegi see rohkem, aga ma mäletan, et ma olen kodus Ibericot proovinud ja mulle ei maitseks, see oli kuidagi rasvane, aga see on nagu amazing. Sellel tuuril meil jagatakse häkke ka muide ja ma pean teile ka seda häkki jagama sellepärast, et mina seda varem ei teadnud ja oleks ma teinud selle tapastuuri varem, siis ma oleks ilmselt palju raha kokku hoidnud. Nimelt, kui sa oled tulemas Barcelonasse ja ilmselgelt enamus, kes tulevad La Boqueria turule, siis tule võimalikult enne sulgemist, sest need hinnad kukuvad. Puuviljad, mis alguses see tops on 3 €, lõuna ajal on see 2 € ja õhtul, mingi tunnik enne sulgemist, on see tops reaalselt 2 1 € eest, nii et nad lasevad hinnad alla õhtul. Väike häkk teile, et raha kokku hoida. Oota õhtuni, kui tahad seda süüa. Aga igat pidi on õhtuni targem oodata, sellepärast et keskpäeval on seal räigelt turiste nagu kogu aeg, see ei ole kunagi tühi, nii et ma arvan, et õhtupoole see võib isegi tühi olla. Meie tapastuur sai läbi ja ma tahaks anda teile nagu seda emotsiooni edasi, mis tegelikult selle tuuri ajal sa saad, selles mõttes, et wow. Okay, esiteks ma filmin praegu iPhone'iga, sest et ma ei saanud oma suurt kaamerat võtta tuurile kaasa, ilmselt see oleks väga paljudele inimestele mõjunud väga ebamugavalt. Aga kui sa käid sellistel tuuridel ja sa oled näiteks üksi reisija või siis sa tahad, ma ei tea,
luua uusi suhteid uute inimestega, siis see on ideaalne koht, kus minu arust inimestega tutvuda, sest et meie praegu reaalselt mingid terve 3 tundi rääkisime mingite ameeriklastega, kellega me pole mitte kunagi elus kohtunud enne. Vahepeal see segas seda giidi juttu. Ja. Kõik rääkisid. Giid on niisugune väike mees ja siis ta lihtsalt, ma mõnda ka tahaks öelda midagi teile. Jaa, igal juhul täiega väärt seda raha ja kindlalt ülihea inimestele, kes üksi reisivad või siis on sellised foodid. Igatpidi väga äge tuur oli ja me ilmselt praegu kõnnime randa, sest et rannas peaks nägema kõige paremini ilutlastikku. Õhtu ei saa lõppeda enne magustoitu, eks ole, nagu te teate, mina ja magus käivad käsi käes ja me võtsime gelatot ja me võtsime vahvlit. Minu pettumuseks küll, ma kahjuks nägin, kuidas seda tehti ja see ei olnud vahvlimasinas, vaid see oli mikrolaineahjus pakist. See unustati ka sinna. Ja see unustati reaalse mikrolaineahju, ma arvan, mingi, ma ei tea, mitmeks minutiks. No päris pikaks ajaks ja see mees jooksis reaalselt, nagu, oh shit, ma unustasin vahvli. Nii et ma ei oota siit väga mingit maitselamust. Aga jäätis on hea. Ja. Kui sa tellid gelatot, siis alati võtta jogurtit. Reaalselt ongi nagu gelato jogurt, et see on parim asi maailmas. Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó.